asi see on? Istusin kuradi linnu sita siis. Oi, vabandust. Käisin kalal jälle üle pika aja. Et siin kevadel ei olegi nüüd õieti pihta saanud selle asjale. Tegemisi ja toimetamisi on nii palju olnud, et ei ole kuidagi jõudnud, et peale tööd olen siin mõned korrad käinud, ei ole vist isegi 10 korda käinud ja juba on siin maikuu. Siis täna on siis 8 või 7, midagi sellist. Ja ei ole üldse pihta saanud merikapüügile. Siin on jälle mingid lisahobid juurde tulnud, et võimatu, üks lõpeb, teine algab, lõppu ei tulegi, surnud ring, kogu aeg käib siuke ringratas. Et ei olegi saanud käia see kevad. Kuigi samas vaadata, et kevad on ikka päris hiline, siis looduse poolest ja veetemperatuuride poolest. Kui nüüd võrrelda eelmise aasta kevadet, siis eelmise aasta kevades kuskil märtsi lõpus või nii hakkas juba päris kenasti merikat tulema. Aga selle aasta kevadega ei anna küll võrrelda, et eelmine aasta märtsi lõpus, mäletan, vesi oli juba 5, 6, isegi 7 kraadi. Praegu on juba, varsti olen poole mai peal ja vesi on alles 6, 8 selle vahel. Ja isegi külmem, et on mõnes kohas veel 4. Et see, kui siin kalda ääres 12 on, et seda me ei arvesta, et üldvesi on ikkagi veel külm. Ja ei olegi saanud täis pikka päeva teha. Ainult siis üks pikk päev on olnud ja tollel päeval vist sain ainult 2 kontakti, et kätte tolle hetkel ei saanud. Üks ujus järgi ja teine vist kaugelt otsa ja sai küünlaga minema. Aga siis eile õhtul käisin ka peale tööd proovimas ja tuul kukkus nii maha. Lubas, et läheb pilve, näitas, et tuult on. Valisin just koha välja, et seal võiks nagu olla. Läksin siis püügiplatsile, kedagi ees ei olnud ja ilmaennustus pani täiega pange, et täis päike lagi pähe ja ei grammigi tuult. Et ei grammigi tuult ja vesi täiesti peegelsiled. Ja no mõtlesin, et kui ma kohale sõitsin, et siis mõned visked ikka teen, et ei teagi, tund 2 vist olin seal, malgutasin, aga noh, tulemust ei olnud. Räime küll nägin, hüppas seal, aga suurt ei tulnud. Ja päris pimeda peale ka ei viitsin jääda, kuigi tegelikult oleks võinud jääda pimeda peale, et noh, üldjuhul ikka teinekord on viskanud suure päris pimedas ka äärt, et on ka sedasi kala saadud pleksilede veega. Ja vaatasin, et okei, et teen siis kiirelt ära ja lähen varem koju, et puhkan välja, et hommikul plaanis uuesti siis püük teha. Võtta siis vähe pikemalt ette, et siin ei olegi saanud käia korralikult. Vaatasin, et ilm on ka siuke sobilik, et õhtul tõmbas tuule maha korraks, tõmbas täitsa nulli ja siis öösel hakkas uuesti peale puhkuma. Ja mõtlesin, et okei, et lähen siis vaatan, et kuidas siis kevad ennast õigustab see aasta. Et kuna hommik lubas siin ilusa päikse tõusuga, siis mõtlesin, et tõusen veidi varem ja lähen varem kalale kui tavaliselt. Ja panin kähku riidesse vaikselt. Ei hakanud isegi kodus sööma, et siis pere saaks kodus rahulikult magada, et mis ma seal ikka kolistan kella 4 aega hommikul. Puhkepäev ja kõik tahavad ju puhata. Et mina see ullikene, et vaja mere äärde minna ja jalgu pidi vette nagu väike lapsne. Jõudsin mere äärde, kõik ideaalne, ilus, tuul puhub peale. Täiesti otse peale ei puhkunud, aga kerge nurga alt. Ja vägev päiksetõus ja korralik. Kuskil kella natukene gramm enne 6 hakkasin siis püüdma.
ja mõtlesin, et võtan siis ainult ühe koha ette, et ei hakka isegi seiklema. Sama tuulega täpselt samast kohast saanud mitmeid kordi. Ei jõua isegi kokku lugeda, kui palju sealt kalu on saadud selle tuulega ja nende ilmadega. Ei läinudki kaua, hakkasin seal vaikselt sisseminekuga loopima. Loopisin ala ette ära, ei olnud midagi, natukene edasi, kogu aeg nagu loopisin. Kõik oleks kontrolli all ja jõudsin siis püügi kohta. Just tuttav kirjutas, et et kas kalale lähme. Ja siis kirjutan vastu, et juba püüan, et sõbrake jäid natuke hiljaks. Ja sain siis telefoni ära panna. Teagi, üks 10 viset ja mataki. Esimene naksakas käis ära. Seal on siuke huvitav koht, et kivid, madal ja püügiala siis, kus püüad, on siuke sügavam. Et seal nagu kive sees ei ole. Kuna madala veega olen seal kõndinud ja põhja uurinud, siis tean täpselt, kus seal kivid on ja kus ei ole. Kõmaki esimene käis pani laksu ära, aga otsa ei jäänud. Ja siis sain uue viske teha. Pani põmm uuesti veel teise laksu, ei tea, kas need oli mitu või oli seal üks. Otsa ei jäänud. Ja siis sain seal veel, ma arvan, et 5 minti loopida, siis oli vaikus. Ja siis korralik raksaki ja kohe otsas. Ei olnud küsimustki. Esimene kala. Tundub täitsa mõõdukas. Opa! Praegu siin ilus volask on otsas. Võtan kohe ilusti konksu ära ja lasen kiirelt tagasi. Ei hakka siin teda kaua kiusama. Võtta on siuke mõõdukala, ilus priske, aga laskuja on juba siin taastunud kenasti ja las toimetab edasi. No mine sõbrake. Tšau! Sain kätte selle. Lasin tagasi. See oligi esimene. Jah, see oligi esimene, mis ma kätte sain. Oli 61. Ja lasin selle tagasi. Ja siis sain seal veel 5 minti loopida. Vaikus mõtlesin, lähen väikse nurga alla, et on siis parem nagu alla tuult visata. Ja läksin sinna nurga peale. Mõtlesin, panen suitsu ka ette. Sain suitsu ette panna, nii kui viske panin. Põmm, otsas, kohe esimese viske, kohe otsas. Aga see oli ilus õbe, täisõbe, siis ei olnud laskuja. Mõõtma ei hakanud, võtsin kähku konksu küljest ja lasin tagasi. Võtame konksu ära ja siis saame siin tagasi lasta. Tšau, mine uju! Mitmed tuttavad siin täna hommikul kirjutasid ka ja vaatasin telefoni, ajasin paar sõna juttu, mõtlesin, okei, et oleks aeg edasi püüda, kala on näitanud juba ennast. Ja panin telefoni tasku ja nii kui panin viske, põmm, järgmine otsas kohe, mis mõttes nagu, et nagu särje püük oleks kevadine või. Tuli ilusti kaldasse ära, võtsin konksu ära ja seda ei hakanud ka mõõtma, oli lasku ja küll taastunud. Läks kohe tagasi. Et siis tuli järjest 4 väikest kala ja
lasin kohe ruttu tagasi, et saaks uuesti püüda, et kalal ei liiguks ära. Uus vise jälle samasse auku, kõik kalad olid ühe platsi peal seal. Küll proovisin vahepeal teisel poole ka, et äkki on kuskil seal teise nurga pealt mõni, aga ei, mitte ühtegi sealt poolt. Kõik oli ühes kohas, nii kui kõik ühes puntras istunud seal. Uus vise jälle. Kerin, ei midagi ja siis järsku nagu enne mind siuke 5-7 meetrit vilksatas, nagu mõtlesin, et mis nüüd mingi räim oli taga või mis ei saanud nagu aru hästi, mingi valge vilksatus käis. Pain kohe siukse lühikese viske, no ma arvan mingi 10-12 meetrit. No kala oli seal 5-7 meetri vahel. Kalast mööda kerisin vaikselt ja siis järsku vaatan, laks käis, jälle välksatas. Siis nagu puutus, aga eelmine vise ei puutunud, lihtsalt vilgatas. Ja otsa ei jäänud. Pain veel seal väikseid viskeid peale, kõik kadunud. No see on selge, et kui merikas saab ühe korra lanti ära puudub või konksu tunda saab, siis nägemist, et rohkem seda kala ei näe. Ma ei teagi, 10 minutit vist loopisin, vaikus. Proovisin korra teist lanti seal. Ei midagi, pain sama landi otsa, millega siin kalad tulid. No. See on selge, et ei ole ju vaja leiutada midagi muud, kui püüda selle landiga, millega kala on tulnud. Ja selle otsa ja uus vise ja ma ei tea, üks paar minutit sain seal loopida. Mõned visked. Ja siis tundsin korra, et naksakas. Paus, naksakas. Siin taha, kas nüüd on mitu tükki või? Tuleb juba landini või sinna peaaegu ridvani välja, peaaegu lõpuni, siis vaatan, tagant keerab, siuke korralik, no ma arvan, siuke 80 senti võis küll olla. Raksaki või landile siukse paugu külge ei jäänud ja läks minema kohe. Noh, muidugi kohe väiksed lühikesed visked peale, aga ei. Ju sai tunda või on lihtsalt kala, mitte ei või, aga lihtsalt kala ongi nii tark, et teist laksu enam ei tule võtma. Ja siis peale seda sain veel vist 2 tükki. Mingid togimised olid, siis tuli üks paat vahepeal tiirutas seal vaikus. Ja siis sain veel 2 väikest. Üks oli õige siuke, ma arvan 30 sendi ringis või. Ruttu tagasi ja rohkem peale selle väikse ei saanudki midagi. Ma arvan, siuke 12 kala kuskil oli, mis mul käest läbi käis, pluss need siis, mis võtud olid ja siis selle suure järgujumine ja nina ees rabamine. Ja siis see teine, kes seal 2 korda nina ees rabas. Aga vägev päev, jah. Et tuul läks seal üsna kõvaks. Video lõppu filmida ei saa, mõtlesin, et lõpetan päeva ära ja tulen hüppan siit taskust korra läbi, kus tuult ei ole, et siis saab natukene juttu ka peale. Et igati vägev püük. Päris mitmed on siin küsinud, et Tann, kuule, või siis Magnet, et kuule, mis juhtunud on, et üks kalapilt ei tule ja videost ja no jah, sorry, et lihtsalt ei ole jõudnud ja tervis siin pani ka vahepeal ikka korralikult vingerpussi, et siin sai võideldud selle tervisega, et koroonat ei ole olnud, seda ei ole vaja muretseda. Olen endiselt puhas veel sellest pahast viirusest, aga jah, siin mingid muud hädad. Aga nüüd vaikselt tundub, et tervis hakkab jälle niimoodi. Et vist peab hakkama ikkagi meres jälle käima, et täna sai jälle korralikud adrekalaksud. Kuredi äge on ikka see Ameerika püük. Siis mitmed on küsinud mu käest, et kuna ma siin suitsumees olen, et kuhu ma suitsukonid panen, kui ma veest püüan. Et mulle üldiselt nagu prahti ei meeldi maha jätta ja ei jäta ka kunagi maha. Need, mis kaasa võtan mere äärde või kus iganes loodusesse või kus ma käin ja olen, et alati viin oma asjad ka minema. Et selle jaoks on prügikastid meil olemas ja
sealt siis lähevad edasi. Suitsu jaoks on mul väga hea lahendus. Näete, poest ostate sellise nätsu topsiku, Orbit, mõnus. Teed siit plaks luugi lahti. Noh, siin on natukene konis näo ka. Et selline konitee tops on mul. Paned kaane kinni, ei lõhna. Ei ole mingit koni lõhna. Kaane ilusti kinni, vaat tasku siia. Kui ei taha korraga tervet suitsu ära tõmmata, tõmbab pooliku, kustutad ära, paned topsi, tõmbab pärast kasvu edasi, veekindel. Märjaks ei lähe ega midagi. Ja käib siia tasku. Taskus on mul siin veel ikka sellised päris huvitavaid asju, et see on mul juba võiks öelda, et reliikvia. On siis niisugune lupstükk. Siin on siis vana mingi võrgupoi või mis iganes, mis ta on, mere ääres kunagi leidsin. Ja otsas on siin siis niisugune kummi moodi nöör või mis iganes. See oli mul esimese kahva küljes, võtsin ära, sidusin siia külge. Ja siin on siis termomeeter, näete. Et sellega saan vee temperatuure mõõta. Ja kui kalal käin, siis näitan, kui ma vees olen kahlan. Kui ma vees olen kahlan, siis käib väga lihtsalt. Panen siit 2 ringi ümber selle püksirihma, näete, ja see jääb nagu siia hoidma. Ja siis ripub sedasi põlve kõrgusel. Noh, võib ka pikema panna, et oleks sügavamale. Aga sedasi saan vee temperatuuri mõõta, kui ma vees olen. Ja kui vette ei roni või püüan kaldalt, kui tean, et siin sügaväär on kohe lähedal, siis ei pea vette ronima, see on lihtne. Võtan selle lupstükki, viskan plaksti vette, muidugi mitte vastu kive. Sellest on ta hea, et ta on metallkorpusega. Ja näete, see on juba, ma arvan, et 11 aastat vana, ta ei ole, näete, kordagi veel katki läinud. Töötab ideaalselt. Ja viskad selle lupsti vette. Kui ei taha käsi märjaks teha, landiga, annan landi konksu siia taha ja tõstan välja ja vaatan kohe kiirelt ära. Siis, mis mul veel on siin taskus? Taskuid on palju ja nagu Tootsil, et siin on ikka päris palju. Et siis on siuksed kokkupandavad näpitsad. Siin on siis igast muud jutud ka juures. Näiteks hea nuga on terav. Selline. Kui on vaja kala koju kaasa võtta, et siis veri välja lasta, et sellega saab supsti ära teha. Ja siin on igast muud asjad ka, kruvikeerajad ja viilid ja ei teagi, mis siin kõik on. Teises taskus siin väga ei olegi midagi, siin on autovõti. Siin on siis uued näpitsad luku küljes, plaksti, lukustavad ära. Ja siit on hea võtta kohe, et pea kuskil rippuma, et ei ole ohtu ka, et ära kaovad, et ta lukustab nagu ise ära ennast. Ma selline koba vend ei ole üldjuhul, et ma näpuva, et midagi vette pillaks, et lante või asju, et siukseid asju ei ole. Pole kordagi veel. Ühe korra kaotasin ära ja see, kus ma kaotasin, on see mingi kivi, et see on siuke vägev koht, et teine kord peaks seal ühe video tegema. Ja sellest ühe ägeda loo teile rääkima. See oli siis tõeline seiklus oma ette. Vot selline kalal käik siis täna ja vaatame, mis siin edasi saab. Mõtlen veel, et kas homme tulen või ei tule. Et praegu oleks jah siuke viimane aeg veel käia. Minu kogemuse järgi on siis kõige siuke magusam hetk on see, just kui hakkab siin loodus minema siukseks värskelt roheliseks. Et siis hakkab nagu see kõige vihasem aeg kevadel. Ja tasub käia ja otsida, et paljud on ütlenud jah siin, et forell ei ole parvekala, aga no ma ei tea. Mis see täna siis oli näiteks, et mitmed kalad tulid järjest, mitmed võtud olid järjest.
ju siis ujusid nii kähku läbi, et ei olnud parves. Aga mina ütlen, et forell on ikkagi parvekala, nad käivad parves. Vahest on suured eraldi ja väiksed eraldi, vahest on läbi segi, nagu täna oli ilusaid mõõdukalu, oli väikseid kalu, päris pisikesi kalu. Ja ei saaks öelda küll kuidagi, et forell ei ole parvekala. Ots edasi, seekord. Täna siis toimis jah, selles mõttes ei toiminud, püüdsin, konkreetselt tahtsingi püüda ühe sama landiga. Korra katsetasin ühte teist lanti, aga nägin, et esimene lant toimib ideaalselt ja ei ole vaja palju mõelda, et mis sinna otsa panna. Hetkel ma veel seda lanti konkreetselt näitama ei hakka. Et arvan, et selle nüüd kevadise hooajal see lant eetrisse vist ei jõua, aga ilmselt siis äkki jõuab sügiseseks hooajaks siis eetrisse, et on võimalik seda teistel ka soetada. Et siuke vägev lant on. Ja eks siis kuuleb ja eks siis kirjutame, et kus, mis ja kuidas. Kõik ei isegi viitsinud filmida, mis ma nendest väikestest filmin, ma olen neid nii palju saanud, teinekord saad ühe koha pealt 12 tükki ja mis ma nendest filmin, kuu kelle jaoks, ise endale. Ma olen neid näinud juba, ma ei tea, ma arvan tuhandeid võib-olla, no päris tuhandeid võib-olla ei ole, aga ikka päris hoolega. Ja kõik ei filminud seal neid tagasilaskmiseni, mis ma neist pildistan. Tavaliselt ma ei pildista üldse kalu, kui kala saan, et panen kaamera käima, kui tunnen, et on siuke ilusam, suurem kala, et siis äkki videost teinekord võtta mõni pilt, et noh, jah, seal kõige parem kvaliteet ei ole, aga no midagi ikka saab. Ja teinekord, kui mõni küsib, et kuule, et kas oli kala või said kala või jah, oli, et lasin tagasi, näita pilti, no pilti näidata ei ole, vahest isegi viitsi kaamerat käima panna. Kes jaksab neid videosid kogu aeg jahvatada, et ei ole lihtne. Lihtne on kaamera käima panna ja filmida ja plädrata siin, aga see vaja kõik pärast hiljem kokku ka panna. Mis ma veel tahtsin näidata on, paljud on küsinud, kus ma kala panen. Siin osades videodes vist on isegi näha ka. Siin jopel on, näete, suur sisetasku. Siimsi jope peaks olema siis kõige-kõigem. Ja siin on siuke suur tasku. Ja siin on siis, näete, siuke kotikene. Siin sees oli mul kunagi ostsin kahva, siis kahv oli siin kotis sees. Ja see on siuke nagu võrgust, ta ei ole riidest, aga ta on siuke plastik nagu. Pan kala siia sisse. Ja ülevalt tõmban nööriga kinni, näete sedasi. Ja siis võib vabalt panna siia rihma peale rippuma ja kala ujub sul ilusti siin võrgus sees. Tegelikult ei lasete vere välja, paned kala kotti, vesi liigub kotis kogu aeg. Ja kala sul ujub järgi siin sedasi, ei kolise, ei ole mingid metalliklõbinad, nagu paljud siin kasutavad neid lõkse ja asju, mis tekitavad siin lisahelisid. Aga see nagu ei tekita mitte midagi. Ja siin ma tean, et üks mees räägib, et kui kala nüüd nööriga järgi panna endale jooksma ja veri välja lasta, et siis sama kala veri läheb vette ja teised forellid tunnevad selle lõhna ära ja see hirmutab kalad ära, aga väidan küll vastupidist, et see ei pea paika. Olen korduvalt ja kasutan siiamaani edasi seda kotti ja see ei hirmuta absoluutselt kala ära. Et jah, teinekord võib panna kivi peale, aga kui on päiksepaisteline ilm, siis pärast võid sealt kivi pealt grillkala võtta. Aga mul on ta nööriga järel siin vees, värskes vees, kala hapuks ei lähe. Ja nii need asjad käivad. Aga plaanis on teha äkki isegi sellel kevadel veel selline kalatripp. Päris paljud on küsinud juba, on kuskilt aisu ninna saanud, et ma siin vahest kevadeti teen selliseid trippe, et jään ööseks mere äärde
et teen siis õhtuse püügi ja hommikuse püügi. Et paljud on siin küsinud, kas ma teen ja kunas teen ja mis see maksta võib või kuidas need asjad käivad, et kellel huvi on, et siis võib kirjutada, et vaatame, lepime võib-olla kokku midagi, et äkki isegi lähme. Ma arvan, et varsti näeme jälle. Lippadi-loppadi, näete, saba on vee peal. 2 korda käis rabas ja nüüd lõpuks jäi otsa. Ühe viska hakkas siis 2 korda, neid võis siin mitu tükki olla, aga ei tundu midagi suurt. Tundub siuke väike. Väike jah. Väike kala, aga ilus hõbe. No näete, ilus paks siuke õgart. Tuleb järgmine. Parv on sees, praegu 3. kala. Jälle olen parve peal. No see tundub natukene suurem, kui nüüd eelmine oli. Eelmine oli siuke 40 senti, vaatame, mis see on. Ja küll tule siia, võtame su ära ja... lõpuse kaane tagant. Külje pealt on raband. Aga no mine. Tuleb kaugelt jälle, vastu päikest. Kala on mõnusalt sees, aga kaugel on kõik. Ma ei tea, vaatame, kas nüüd on mõõdukala või ei ole. Väga ei tundu. Ujub ilusti. Ujub ilusti. Jätkuvalt ujub. Nii, mine. Tšau.